Ma arvan, et ma ei tee väga liiga, kui ma ütlen, et Eestis prevaleerib endiselt selline nagu suhtumine või mõtteviis, et turg paneb asjad paika ja klient on kuningas. Kui klient ütleb, siis turg tegutseb just selles suunas. Kas tarbijad on päriselt huvitatud kestlikust kaubast ja kas kestlik peab olema alati kallim? Hea meel on paluda lavale Rimi jätkusuutlikkuse strateegia ja arenduse juht Katrin Pats. Ole hea. Tere minu poolt ka ja mul on väga hea meel, et ma saan just tulla sellisel hetkel praegu lavale, nagu ma siin olen, et kõik need eelkõnelejad ja need samad väljendid, mis on jooksnud läbi eelkõnelejate ettekannetest, on tegelikult läbivalt minu ettekandes ka mingil moel kindlasti esindatud. Ja kuna ma olen ikkagi liikunud nüüd finantsüksusesse, olin eelnevalt turundusüksuses, siis minu meelest on see hästi kõnekas. See räägib sellest, kuidas on jätkusuutlikkus oma ajas muutunud. Et me kõik teame, et üsna paljud, kes seda varases etapis tegid ja olen alati väga ausa ja avatud suhtluse poolt, ütlen, et kindlasti on ka meie tegemistest selliseid, et teeme midagi brändingu heaks, eesmärgil mingisuguseid asju tehtud, siis täna me ikkagi räägime sellest, et jätkusuutlikkus on puhtalt raporteerimine ja kõik muu, millest te siin juba täna laval kuulsite, millest Toiduliit ka väga värvikalt rääkis. Aga tõsi ta on, mina numbritesse usun ja nüüd ma seal finantsüksuses olen ja üht-teist olen kätte saanud ja proovin teile siis natuke rääkida, mida me näeme, mida kliendid eelistavad. Ja päris alguseks otsisin välja ühe Euroopa Liidu sellise tarbimiskäitumise uuringu ja tõin sealt välja mõned, seal oli päris palju huvitavaid harve ja üks, mida ma tahtsin just öelda, mis need takistused siis on, eks ole, ja kus me Eestina asume, et ma ei hakka seda üle kordama, te seda pilti näete suurelt ja mis on kõige olulisem või miks siis inimesed arvavad, et nad ei tahaks justkui säästlikult tarbida, siis nad toovad välja, et see on ikkagi hind. Nii et palun väga, ma ei tea, kas ma pean enam rohkem edasi rääkima. Aga tahan, et jätke meelde ka see viimane siin ära märgitud kliimamuutused või ressursside kättesaadavus ei puuduta mind isiklikult, et ma selle juurde tulen ettekande lõpus tagasi. Aga arvudest. Ja nüüd ma jätan teile iga arvu näitamise juures sekundi või 2 aega mõelda, mida see võiks endast kujutada või mida see 75 tähendab antud juhul. Siis ja ütlen etteruttavalt ära ka, et lõplikku tõde, et tarbijad tahavad või ei taha kestlikke valikuid, minu ettekandest siiski ei saa kahjuks, aga on nii positiivsed kui negatiivsed. Ja see 75 räägib sellest, et need nii-öelda varem väheväärtuslikud allahinnatud tooted, mida ma usun, kõik, kes te Rimisse olete sattunud, olete näinud, sest me oleme nad tõstnud poe keskele, me oleme nad eraldi välja toonud, me oleme nende populaarsusesse reaalselt pannud reklaamiraha, mida väga sageli ei ole tehtud siiani. 70% nendest märgistatud toodetest ostetakse ära ja te võite ju mõelda ja öelda, et äkki see on ikkagi see nii-öelda see väga hea hind, mis seal taga on, aga see protsent on olnud sedavõrd kõrge ka enne nii-öelda neid tänaseid raskemaid aegu. Teine number, mida ma siia tahan tuua ja ma mõtlesin küll, et kui ma peaksin ju justkui rääkima ainult tarbijatest, aga ma ikkagi tahan rõhutada seda, et just seda eelnevas kõnes mainitud väidet, et see peab kuidagi kasu tooma, eks ole, et me ikkagi muudame siis, kui me näeme, me oleme valmis oma harjumusi muutma siis, kui see on meile kasulik ja ma arvan, see on väga inimlik, kõik sellega ju saavad sellest aru. Teate, ettevõtetel on täpselt samamoodi, et kui see toob kasu, siis me absoluutselt kindlasti proovime selle kasuks midagi teha. Ehk siis
eelmisel aastal müüsime neid allahinnatud tooteid 6,2 miljoni euro eest. Ja mina nimetangi seda nii-öelda sellises väljendis win-win-win ehk siis võit kliendile, sest ta saab need tooted ju erakordselt hea hinnaga, võit keskkonnale ja tegelikult ka ettevõttele. Me saame neid tooteid müües oluliselt rohkem panustada enda käibesse. Lihtsalt ütlen ära, et enne seda, kui me hakkasime neid tooteid selliselt müüma, millest on nüüd mõned aastad tagasi, me lihtsalt annetasime nad Toidupangale. Ja olgu veel öeldud, et Toidupanga jaoks tuleb täna vahendeid ka mujalt, nii et nemad selle pärast kindlasti ei kannata. Järgmine arv, 70% ja nüüd ma jõuan ühe sellise algatuseni ja me nimetan seda piloodiks. Võib-olla, kui te olete sattunud Rimi e-poodi, siis te olete seal märganud, et osadel toodetel on seal selline süsiniku jalajälje näitaja. Kui ei ole, pole hullu, kohe räägin. Ehk siis need on nüüd pilootprojekt, mis tuli puhtalt kestlikkuse aruandluse vajadusest. Ehk siis me pidime kuidagi teada saama, mis on meie toodete jalajälg. Ja otsustasime selle info endale sisse osta ja kuna me seda sisse ostsime, siis me mõtlesime, et me võiksime seda ju kliendile ka näidata. Sellega seoses tegime küsitluse klientide hulgas ja küsisime hästi lihtsalt. Me ei teinud absoluutselt sellel tasemel, mida ülikoolid teevad, vaid hästi lihtsalt, hästi lühidalt. Kas sind huvitab, kui suur on sinu toodete jalajälg? Ja 70% ütlesid, et huvitab. Kui te nüüd küsite, kui paljud inimesed on oma oste sellepärast muutnud, et nad näevad seal nende toodete jalajälge, siis põhimõtteliselt vastus on siiski, et ei ole. Ehk siis me oleme sõnades rohkem valmis neid asju tegema, kui see, et kas me ikkagi reaalselt oma valikuid ka muudame tänu sellele. Järgmine, 2 miljonit versus pool miljonit. Ja see on nüüd küll pigem aastate tagune otsus, aga palju siis maksab kliendi kestlikumaks muutmine? Minu hinnangul 5 senti. Ehk siis see 5 sendise ostukoti hinna kehtestamine muutis olukorda selliselt, et varem ühes kuus 2 miljoni ja ainult ühes jaeketis, ma rõhutan, 2 miljoni õhukese kilekoti tarbimine muutus 500 miljonile. Ehk siis vahel on vaja ainult 5 senti. Ja veel kord rõhutan, kuna ma ikkagi esindan siin ju äriettevõtet, et tegu on ettevõttele kasuliku diiliga, nii öelda. Järgmine, 30%. Ja see on minu meelest hästi huvitav projekt, millega me oleme nüüdseks, ma arvan, 4-5 aastat juba toimetanud. Osades kauplustes te olete näinud sellist, me nimetame siis vastutustundlikuks letiks, ehk siis sealt saab neid nii-öelda ilma pakendite tooteid. Et te imestaksite, kui te kuuleksite, kui sageli meie käest sellist asja küsitakse ja nõutakse. Ehk siis need inimesed, kes selliseid lahendusi tahavad, on häälekad. Ma olen jätkuvalt arvamusel, et neid ei ole palju. Ma arvan, neid on pigem vähe. Aga samas me oleme teinud ka sellise uuringu, et vaadanud sisse, siis, kes see ostja on, kes sealt ostab ja mis on tema käitumine. Ja mida me näeme, on see, et tema ostud on 30% suuremad. Ehk siis taaskord, see on ettevõttele kasulik pakkuda sellist lahendust ja see inimene hindab seda väga ja ta teeb ka võib-olla sellepärast rohkem oste meie poes. Ehk siis, ja võib-olla siit on ka läbi see põlvkondade teema jooksnud, et ma ise loodame, et see kliimastreikijate või kuidas me neid nimetada võiksime, põlvkond on ju kasvamas peale ja küllap see ikkagi mingil moel mõjutab. Küll aga just eelnevalt siin ühe ja teisega suheldes enne ja võib-olla hästi huvitav uurimisteema, minu meelest siin on väga palju ülikoolide esindajaid, aga mis arvamusel on see nii-öelda veel nüüd nende kliimastreikijatele nagu järgnev põlvkond, ehk siis need noored, kes on täna 14-15, et ma olen juba kuulnud selliseid tähelepanekuid, et nendel on absoluutselt kõrini juba sellest rohejutust. Nii et me tegelikult ei tea,
hea. Nii et väga huvitav teema, ma väga hea meelega vaataks neid andmeid, kui keegi soovib sellist uuringut teha, et mida arvavad need hoopis veel nooremad. Et me kõik täna räägime, et on põlvkond, kellele need teemad pakuvad huvi ja kes hakkab kõik neid kestlikke asju ostma, et kui pikaajaline see siis lõpuks on. Järgmine arv. Ja siiralt vabandan Toiduliidu ees, aga paraku pean ütlema, et kodumaise toidu valimine ei ole prioriteet. Ehk siis 3 aasta võrdluses on kodumaiste toodete ostmine paraku langenud. Ja ütlen kohe siinkohal ära ka, et vaatasin üle, et sortiment ei ole vähenenud, sest muidu see ju võiks mõjutada. Ehk siis, kui me räägime kestlikust valikust ja olles siin täna kodus ju tahaks, et kodumaine tootmine õitseks ja meie tarbijad tahaks neid valikuid teha kodumaise kasuks, ehk siis rääkides sellest toidujulgeolekust, paraku eestlane põhimõtte pärast sellist otsust ei tee. Järgmine protsent on 65% ja see natuke haakub nüüd selle eelmise teemaga ja mul on natukene sellepärast väike mure ka, aga see on ühe teise konverentsi teema ilmselt. Ja see on loomade heaolu. Ehk siis töötades täna Baltikumi üksuses, ma kahjuks pean ütlema, et me oleme eestlastena, lätlastest ja leedukatest selles osas oluliselt kehvemad, et meile läheb loomade olu justkui natuke vähem korda. Ja ehk siis neid nii-öelda õnnelike kanade mune eestlased eelistavad siis oluliselt vähem kui need puurikanade mune. Ehk siis taaskord kahjuks peab ütlema, et siin me mingisugust kestlikku valikut ei näe. Ja olen jõudnud nüüd juba peaaegu oma ettekande viimaste slaidideni ja see on üks selline, et üsna sageli, kui minu käest ikka tudengitele käin rääkimas ja TalTechil olen väga tänulik, et ikka kutsutakse. Ja mida ma kogu aeg proovin nagu kõigile räägida, et vaadake, et ega see äri ei ole ju, äris on ka inimesed ju, me oleme kõik inimesed, kes töötame kuskil, kes avalikus sektoris, kes äris, et ei maksa nagu vaadata või arvata, et äris mõeldakse kuidagi teistmoodi kui siis seal kodudes. Ja ma olen otsinud neid võrdluskohti, et uskuge mind, mina jätkusuutlikkuse juhina ettevõttes ei lähe kunagi mingisuguse idee või pilootprojekti või algatusega oma ettevõtte juhi juurde, kui ma ei leia seal mingisugust kasu kohta. Sellepärast mulle väga meeldis see kasu väljatoomise element siin eelmises ettekandes ja sellepärast ma kogu aeg ütlen, et kodudes tõesti ju finantsjuht ei ole, kes ütleb, kui palju sealt toit raisku läheb, et meil finantsjuht hakkab kohe näppu viibutama, et ei pea isegi kuu lõppu ootama, ma arvan juba iga nädala lõpus vaadatakse üle, kui palju parasjagu toidukao number on. Ehk siis see on küll üks asi, mida ma arvan, et võiks üsna palju rohkem ka õpetada inimestele, et mõelge palun natukene strateegilisemalt ka kodudes, kui te oma otsuseid teete. Ja seda prügi sorteerimist loomulikult ka, ma ei tea, see on puhtalt mu isiklik kogemus, et ma arvan, et kõik, kes te sorteerite, saate ju aru, eks ole, et millist prügi kõige rohkem tekib, ma ütlesin ära juba, et meil näiteks pakendiprügi kodus ja siis sa hakkad oma tarbimist kindlasti oluliselt rohkem muutma. Planeerimisest loomulikult ka, et siin sellest toidukaost oli ka just eelmises videos juttu, et meie loomulikult ka ju ettevõttes ei taha midagi raisata ja sellepärast planeerimistesse panevad ettevõtted meeletuid ressursse, et me räägime miljoneid maksvatest süsteemidest, et kodus piisab paberist ja pliiatsist või siis vana hea telefon, kus saab ostulisti ette teha endale. Tasub otsida inspiratsiooni ja muidugi ka selliseid eesmärgistamisi me teeme endale, et ma ei usu, et kodus keegi nii mõtleb. Küll aga võiks ju mõelda, et võiks see kuu toidule vähem raha kulutada, et mis ma siis selleks ise teha saan. Et ma arvan, et see on ka väga lihtne eesmärgistamine. Ja veel tahan kõiki üles kutsuda, et ei maksa alahinnata teie
kui ostja mõju oma kodupoele, et uskuge mind, me saame selliseid pöördumisi, küsimusi, et kas teie ka Toidupangale annetate? Kas teil on ka, miks teil on nii palju pakendit selles osakonnas? Me saame neid küsimusi ja uskuge mind, need jõuavad vastutavate inimesteni, nii et ei maksa selles mõttes seda kuidagi alahinnata. Ja võib-olla see hügieenifaktori mõte võib-olla on pisut naiivne, aga lõppkokkuvõttes eks see minu ametipositsioon natuke sellist visiooni ju eeldab ja ma selle nimel olen aastaid töötanud, 15 aasta Rimis sellel positsioonil läheb. Nii et väga loodan, et ühel päeval see nõnda on. Ja tulles nüüd ettekande viimase slaidini, ma tahan lihtsalt öelda, et käisin paar kuud tagasi, kutsuti finantsjuhtide konverentsile rääkima ja mul oli niisugune tunne, et nii nagu Sirje täna arvas, et ta sõpruselt ei leia, siis ma kartsin, et mind ka sealt ilmselt vilistatakse välja lõpuks, et finantsinimesed on ju kuidagi hoopis teiselt planeedilt ja mingi planeedi jutt seal selles teemaski läbi jooksis. Ja seal ma rääkisin, tõin ühe näite seepärast, et loomulikult finantsjuhid needsid selle kestlikkuse aruandluse maapõhja ja kellel seda vaja on, ainult 2 inimest on seda kodulehel lugemas käinud. Väga kahju, kui nad ei ole aru saanud, et selleks see avalikustamine on ainult üks läbipaistvuse nõue kogu selle asja juures. Aga üks just sõites sinna Pärnusse, sinna konverentsile, kuulasin ühte Teaduste Akadeemia seminari, kus räägiti ressurssidest ja ressurssidest on päris mitu korda täna siin ka räägitud. Ja mul on alati see tunne, sest ma proovin mõelda alati kliendi tasemel, et millest klient saab aru, et mida me talle räägime, kuidas me talle räägime, et ei saa see klient aru, huvitavad teda nüüd küll mingid haruldased muldmetallid, et kuigi võib-olla peaks, aga me saame aru, miks ei huvita, eks ole. Aga mulle siis, ja kuulasin seda seminari ja sealt kõlas läbi, ma isegi pärast otsisin välja, et see on selline uuring või seda uuritakse, mõõdetakse, et kui palju neid veekonflikte siis ikkagi on. Ja ma tõin seal finantskonverentsil ka selle näite, et kui küsida, et miks siis peaks, eks ole, üldse tegelema tänaseis julgeoleku küsimuses, sest et see jooksis kõikidest esinejatelt seal ka läbi, et meil on siin julgeolek kõige tähtsam ja siis ma nagu kujutasingi seda ette, et kuulge, et kui me oleme seal paadis merel ja seal paadi põhjas on auk, siis loomulikult kõik saavad aru, et peab selle augu täitmist kuidagi tegelema sellega, et see vesi sealt sisse ei tuleks. Aga kui samal ajal ikkagi lained üle peksavad, ja see tõenäosus, et need lained sul hoopis siis nii-öelda selle õnnestunult kinnikaetud paadi justkui võivad säilitada, aga lained omakorda hakkavad teda uputama, siis kas me siis peaksime selle nii-öelda ülepeksvad lained jätma tähelepanuta. Et mul on endal natuke see tunne, et praegu see jutt sellest julgeolust nagu viib nagu totaalselt kõrvale sellele, et me unustame ära, et kuskil maailmas nagu võetakse relv selle pärast kätte. Inimesed võib-olla tekivad relvakonfliktid selle pärast, et seal ei ole vett. Et vesi on ju selline ressurss, millest me saame kõik inimestena aru, eks ole. Ja mis me siis arvame, kuhu need inimesed liiguvad? Eks nad liiguvad sinna, kus ei teki relvakonflikte vee pärast. Ja kuidas meie siin täna tunneme, pigem neid ju siin ei ole, eks ole, neid konflikte, ma mõtlen veel. Aga seda nii-öelda ahelat vaadates, ma ei tea, äkki ühel päeval on. Et mind see kuidagi nagu väga liigutas ja mulle tundus, et äkki võiks seda rohkem kasutada, seda motiivi. Ehk siis, kas siis tõesti kliimamuutused või ressursside kättesaadavus ei puuduta mind isiklikult. Mis siis, kui puudutab ühel päeval. Aitäh! Suur tänu, Katrin, on päris palju küsimusi Sliidost, vaatame, mitu me jõuame võtta. Kõigepealt, kas me jõuame sinna, et toimubki kauplemine, vaid alla hinnatud toodetega, see tähendab toodetega, mille parim enne kuupäev on ületatud
ja paneme siia juurde kohe, et kui palju ikkagi see 6,2 miljonit eurot Rimi kogukäibest võiks moodustada? No kindlasti ta on väike, loomulikult ta ei ole märkimisväärne suurus, et ma ei oska sulle protsenti öelda, võid ise arvutada. Aga ma arvan, et kui ma mainisin spetsiaalselt ära, et enne me annetasime need Toidupangale, ehk siis see on see võidetud raha sellest, et me ei anna neid lihtsalt niisama ära. Ja kindlasti see ei ole põhiäri, loomulikult ei ole. Selveris pakutakse sarnase hinnaga klientidele biolagunevaid kotte, märgib inimene publikust, kes ilmselt siis käib ka Selveris aega, et lisaks Rimile. Et miks Rimi selle otsuse tegi, et just need kilekotid müüki panna? Sellel ajal, kui me selle otsuse tegime, puudus Eestis tööstuslik biolagundava materjali ümbertöötlemise võimalus. Kas see täna on? Kui ma selle biolaguneva kotti panen sinna konteinerisse? Ma arvan, et täna ta ei ole ikka veel sellisel tasemel, et meie otsustaks selle sammu teha, et minna seda teed. Ma pean ise ma ei tea, kes teist liiga, tõstke käsi, kes kasutab veel seda kilekotti poes, ma ei tea, julgete või? Okei, no pigem vähe, et võib-olla oleks pidanud vastupidi küsima. Anyway, ma tahan lihtsalt seda öelda, et biolagunev materjal on Eestis olnud siiamaani selline asi, et need kotid, mida hakkas Selver kunagi müüma, olid kodukompostimiseks. Tõstke nüüd käsi, kes kodukompostivad, et jälle, ikkagi pigem vähemus. Ehk siis mulle tundus see natukene nagu, ja teised teades, et selle tööstuslikult biolagundava kilekoti panemine prügihulka on pigem, kui keegi on siin mingi prügispetsialist, teab, et see on pigem halb. Ehk siis meie otsustasime minna seda teed, et pigem vähendada ja seda ju arvud näitavad, et see vähenes, mitte asendada. Kuidas saaks Rimi ilma äri huvita suunata tarbijaid kestlikumate toodeteni? Ma arvan, et kui sa ütled ilma ärita, ma arvan, et ikkagi see hind on ikkagi kõige tähtsam ja seda me näeme ka näiteks, kui ma toon välja näiteks need samad kanamunad, et ma ei tea, kas seda saab üldse kuidagi, jah, ikka saab kestlikkuse alla liigitada, ehk siis olles endale võtnud ambitsiooni loobuda puurikanade munade müügist, siis me oleme selle nimel muutnud väga palju teinud erinevaid tegevusi, muutnud sortimenti, muutnud neid pakendeid, teinud neile kampaaniaid, mis ju, kui sa praegu kuuled, siis see on ju kogu aeg ainult midagi oleme ise sinna investeerinud. Ehk siis lootuses, et siis tarbija tuleb sellele vastu ja hakkab neid rohkem eelistama, et täna me seda kahjuks ei ole veel saavutanud. Et see ongi väga keeruline, ma ütleks. Jõudu tööle! Aitäh! Aitäh sulle!